Leit. Tere! Mina olen Egle, mina olen treener ja toitumisnõustaja ja täna siin Spartas räägime jõusaaliga seotud müütidest. Neid on teada väga palju erinevaid, olen sellised levinumad, millega ise kokku puutun, välja valinud. Jõusaalist saab kohe kulturistiks. Ehk siis, et väga palju arvatakse, nii naised kui mehed, eriti naised seda kohta kardavad. Et kui ma teen natukene jõutrenni, et siis ma saan kohe kulturistiks. Jõusaal on selline fantastiline koht, kus esiteks on võimalik üks ainukene treening nii-öelda meetodid, kus tegelikult vastavalt soovile sa saad oma kehakuju muuta. Stiilis banaanist pirniks, pirnist banaaniks või siis liivakella kuju, et seda kõik on võimalik lihastreeninguga suunata. Teine müüt on siis seotud sellega, et kui mul on ühte kohta seda raskudet rohkem nii-öelda kogunenud, et siis lihastreeninguga ma saan justkui sellest seda kohta treenides siis ainult, et seda kaalu langetada. Ehk inglise keeles spot reduction, et kui mul kõhupiirkonnas on rasva, just kõhutreeninguga väga seda armastatakse, et kui kõhupiirkonnas on rohkem rasva, siis hakkame tegema ainult kõhulihaseid. Ja kliendid ka kohe tihtilugu küsivad, et mul on nagu põhiline ikkagi need kõhulihased ja siin on mul need sangad, et need tuleks välja treenida. See, kuhu meie keha talletab seda rasva. Väga palju räägib meie keha eripärast, hormonaaltasakaalust, ainevahetuslikust protsessidest. Seda niimoodi nagu ühte kohta treenides kindlasti vähendada üksnes ei saa. Selline 100 kõhulihast, 200 küljelihast tehes nii paar kuud järjest, tõenäoliselt see rasv väga palju sealt ei vähene, küll aga kaasnevad sellega ebaproportsionaalsest treeningust tulenevad seljavalud või mõned muud hädad, et pigem ikkagi on oluline seda keha tervikuna treenida ja pöörata siis sellisel juhul tõesti tähelepanu ka alati nagu toitumisele. Kolmas müüt on siis see, et lihastreeninguga jääb keha hästi kinni, justkui, et ei veni, ei paindu ja see on üks müüt, et valesti treeningute planeerimine tõepoolest ükskõik millise spordialaga sa tegeled, seda teeb, et milleks ongi oluline teha trenni eelne normaalne soojendus ja ka taastuda piisavalt. Kui meil on liiga suur treeningkoormus, valesti koostatud treeningplaan, ehk siis teemegi ühele lihasgrupile väga suure koormusega harjutusi, tõepoolest see võib juhtuda. Ja ka teiste spordialadega on täpselt sama müüt. Valesti valitud koormus, mitte piisav taastumine, ei lisa kunagi venitusi, täpselt samamoodi keha kinni, et jõusaali sellest pigem nagu mitte otseselt ei saa süüdistada. Levinud müüt, et kui ma käin trennis, teen lihastrenni, siis ma võin kõike süüa. Ma ei pea valima, mida ma söön, sest ma ju justkui teen trenni. Et see kindlasti paika ei pea, et juba heaks taastumiseks on vaja see, et on piisavalt toitaineid ja tegelikult ka tippsportlased, kes teevad väga palju trenni, nad pööravad väga tugevalt tähelepanu sellele, mida ma söön, millal ma söön ja kas ma piisavalt taastun, et need samad reeglid kehtivad ka tavatreenija puhul, et isegi kui ma teen trenni ka 1 või 2 korda päevas, ma ikkagi pean vaatama, mida ma söön. Ja teine müüt muidugi on see, et kui ma käin jõusaalis, et siis ma pean hakkama mingeid pulbreid ja kapsleid sööma. Et kindlasti ei pea hakkama keegi pulbreid ja kapsleid sööma, tervislik toitumine on kõige alus. Kellel on vaja lisaks toidulisandeid, kuna tavatoidust jääb puudu või on vaja seda mingi hetk toetada, siis see on omaette küsimus, aga ükski pulber, ükski toidulisand ei asenda tervislikku toitumist. Siis arvatakse, et lihastreeningud või jõusaal on koht ainult noortele inimestele. Et minu kõige noorem klient näiteks sai just 9-aastaseks ja kõige vanem on 74. Ja et tegelikult just mida aasta edasi, seda olulisem on säilitada seda lihasmassi, mida on edukalt võimalik säilitada, et see ei pea paika pidama, et iga aasta kaotame mingi osa oma lihasmassist, kui me seda tugevdame juba rühi pärast, et säilitada hormonaaltasakaal, on oluline tegelikult teha juurde lihastreeningut. Ja teine müüt on see, et noored, siis alla 18-aastased ei tohiks teha lihastrenni.
et seal on omad meetodid, kuidas noored teevad lihastrenni, et loomulikult ei tohi koormusega, ükskõik millise trenni koormusega üle pingutada, aga see on pigem väga positiivne, kui tehakse lihastreeningut vastavalt oma võimekusele. Hästi seatud treeningplaan on selle aluseks ja väga oluline on keha ära tasakaalustada. Eriti ma näen, kui me tegeleme mingite muude spordialadega, kergejõustik, biotants, et keha areneb väga ühekülgselt, et väga oluline on tegelikult tasakaalustada seda keha juba algusest peale, et hilisemas eas ei oleks meie jaoks normaalne, et mul selg valutab, põlved valutavad või et ma pean mingi hetk oma lemmikspordiala järgi, sest ma ei saa sellega vigastuste pärast tegeleda, sest keha on arenenud ainult ühekülgselt. Et tegelikult meil on nagu vaja seda lihastrenni juurde, et areneda nii-öelda proportsionaalselt hästi.